viga. Vaatamata ilusatele lubadustele plats puhtaks ja Eesti tuleb tagasi, jäi vastloodud riik desovetiseerimata. Võimule saades hakkasid platsipuhastajad ja Eesti tagasitoojad koostööle kommunistidega. Võim hakkas meeldima, äkki olid kõik uute valitsejate ees pugevad kommunistid kenad inimesed. Seni, kuni needsamad kenad jälle võimule said. Eelnimetatud reetmise vilju me nüüd lõikame. Iseseisvuse 19. aastal peame tõele näkku vaatama ja tunnistama, et omal ajal meie ühiste jõupingutustega rajatud riik on meilt jultunult ära varastatud. Sellest on tehtud korrumpeerunud poliitkartelliparteide ja ahnete rikkurite äriprojekt. Saatuse pilkena juhivad projekteerimist omaaegse Eestimaa kommunistliku partei teise ešeloni funktsionäärid, kellest vahepeal on saanud üliliberaalse kapitalismi veendunud poolehoidjad. Miks imestame siis, et müügiks on läinud kõik? Eestlaste maa, rahvuslikud ettevõtted, pangad, meediaväljaanded. Hävitatud on eestluse püsimise alus, maaelu ja väike ettevõtlus. Eesti ei suuda enam end äragi toita. Välismaised kartellid, kes võimutsevad meie majanduses, ei vaja väikeettevõtjate omanike klassi. Vajatakse kuulekaid palgatöölisi, proletaarlasi. Välismaiste pankade tegevust oleks vanasti, kui asju nimetati veel oma õige nimega, kutsutud lihtlabaseks ja jultunud röövimiseks. Paraku on röövlite orjadeks saanud enamik Eesti leibkondi. Müüki on pandud sellised mõisted nagu rahvuslik au, väärikus, rahvuslik solidaarsus. Liberaalsete loosungite all propageeritakse individualismi ja multikultuursust. Reklaamitakse omasoo iharust ja seksi. Kõike haarava ajupesu tulemusel püütakse üles kasvatada uut ajudeta ja mõtlemisvõimetut põlvkonda, kellele läheksid korda vaid lõbu, tarbimine ja seks. Selliseid on ju hea valitseda. Neid on võõrutatud mõtlemisest. Omariikluse 19. aastal peame tõdema, et põlisrahvas ei ole oma maal peremees. Ida-Virumaal või siinsamas Lasnamäel ei saa me enam oma tervist ohtu panemata demonstreerida oma rahvusvärve. Valitsejate vaikival nõusolekul on üles kasvatatud uus põlvkond Eestit vihkavaid vene noori. Riikluse paadunuid vaenlasi ei julgeta vastutusele võtta. Selle asemel represseeritakse Eesti patrioote rahvuslasi ja koolilastest loomakaitsjaid. Demokraatlike loosungite varjus on vaikselt kehtestatud vaikiv ajastu.
Juba aastaid ei saa rahvuslased peavoolumeedias propageerida kodumaa armastust ja patriotismi. See ei olevat aktuaalne teema, kui päritakse ajalehtede toimetustest, miks lood ei ilmu. Muidugi ei ole aktuaalne, sest rahvuslust püütakse juba aastaid alla suruda ja naeruvääristada. Rahvuslaste poolt korraldatavad ettevõtmised parimal juhul vaikitakse maha. Selle asemel tehakse meediasündmus mõne seltskonnadaami järjekordse armukese soetamisest. Selle samagi rahvakoosoleku toimumise kohta tehtud pressiavaldused jäid kõik meedias avaldamata. Nii tuligi mängida sama mängu ja tekitada skandaal, et moodustatava poliitilise erakonna internetileht pandi rahvussotsialismi propageerivale saidile. Kui vaadata siin Hirvepargis ringi, siis meie reklaamitrikk nii-öelda omajagu ka õnnestus, sest siin siiski rahvast on, kuigi vähevõitu peame tunnistame. Ja samas tunnistagem, et selle tulemil peab siin rääkija ilmselt hakkama vastutama teise maailmasõja ajal toime pandud juudimõrva eest. Nii et ärgem imestagem, kui mõniteist aastat tagasi mõisteti siin rääkija ainuisikuliselt süüdi kõigi tingimuste loomises relvastatud riigipöörde katseks, siis lähitulevikus võiks sama loogikat järgides mind süüdi mõista 300 000 inimese gaasitamises. Ühteviisi totrad süüdistused mõlemad.